ühe inimese sümptom, näiteks võtame võtame sümptomi ärevus, et selle juurpõhjus. Kui näiteks inimesel A on ärevus, inimesel B on ärevus, inimesel C on ärevus, siis kõikide nende ärevuste juurpõhjus on üldjuhul absoluutselt täiesti erinev. Näiteks inimesel A võib olla ärevus tingitud sellest, et iga kord, kui näiteks tema kaaslane lahkub kodust pikemaks ajaks, tal on hirm, et temaga juhtub midagi. Ja iga kord, kui ta läheb ära kodust, tal tekib meeletu ärevus kuni paanikahoogude. Teisel inimesel võib olla öösiti, tal tekib ärevus, sellepärast, et kui ta oli väike laps, siis teatud situatsioon tekitas temaga juhtus. Kolmandal inimesel võib hoopis olla ärevus seotud sellega, on kinnises ruumis, tal tekitab kinnised ruumid ärevused. Ja see ei ole see, et sa ei saa nüüd sealt minema minna või põgeneda, vaid alateadlik juur, sa ei tohi näidata ennast nõrgana. Ja ma pean seda tunnet kogu aeg terve elu hoidma alal, sest ma olen nii ära õppinud ja mul nüüd nende 3 erineva sümptomi juurpõhjust vaadata, siis need on kõik erinevad. Aga ometigi tänapäeva ühiskonnas me käitume sama justkui diagnoosi nimega, me oskame hästi palju nimetusi anda erinevatele sümptomitele. Ja justkui see nimetus kattub, siis me peame hakkama seda ravima samade võtetega. Aga kujuta nüüd ette, kui nendel 3 inimesel on see juurpõhjus täiesti erinev ja see energeetiline kood ja see tunne, mida nad alla suruvad, on täiesti erinev. Siis jah, on okei kasutada kõrvalisi abivahendeid, kui see sümptom on läinud liiga suureks. Ja kui sümptom on läinud liiga suureks, ei näita see mitte midagi selle sümptomi kohta, vaid näitab see selle inimese enda kohta, et ta on konkreetset tunnet või emotsiooni hoidnud all, ehk surunud alla liiga kaua ja tema keha enam ei jaksa sellega lihtsalt puhtalt füüsiliselt, emotsionaalselt enam toime tulla. Ja siis ta lööb välja sümptomi ja täpselt sellesse keha osasse, kuhu ta lööb, selle kohta saab inimese kohta lugeda nii palju välja. Ja ka erinevad sõltuvused ju tulevad sellest, et me surume mingisugust tunnet alla. Suitsetamine. Mis tunnet sa tegelikult alla surud? Alkoholi tarbimine. Kui sa selle alkoholi tarbimise ära võtad, siis mis tunded üles kerkivad? Just need tunded, neid sa oled alla surunud. Kui sa jätad suitsetamise maha, siis mis tunded üles kerkivad? Just sellepärast sa suitsetad, et sa oled konkreetseid tundeid alla surunud ja sa teed seda iga päev. Mõtle, mis energeetiline ressurss kulub sul emotsiooni või tunde alla surumiseks. See on meeletu. Ja ainus viis seda siis seda tunnet vaigistada on haarata mingisuguse sõltuvuse järele. Võib ka olla toidusõltuvus, need on erinevad sõltuvused. Meie keha toimib kui imeline süsteem. Kõik, mida me alla surume, ladestub kehasse. Ja nüüd sinu vastutus on aru saada, mis on juurpõhjus ja vabastada see täpsusega. See tunne kehas tuleb lõpuni läbi kogeda. Ja see on see, mida meil ei ole mitte kunagi õpetatud, sest meil on õpetatud, et tundeid peab alla suruma. Ja sellepärast on meie ühiskonnas nii palju erinevaid sümptome ja nii palju diagnoose ja need tuleb anna juurde. Mina olen tänaseks vaadanud väga paljude inimeste sümptomite juurpõhjustesse ja minu jaoks ongi hämmastav, et aastal 2025, kui sa lähed näiteks aru, et see on süsteem ja seda, et süsteemi muuta, see võtab jälle 500 aastat aega, aga siiski aastal 2025, kui meil on nii palju materjale, kõigest sellest, mida ma juba räägin, on tehtud erinevaid teadusuuringuid ja ma ei tea mida kõike veel, me ikkagi, kui me läheme näiteks, ütleme, mingi spetsialisti juurde, et ma tahan siis mingisugust medikamenti, ei räägita sellest. What you really suppressing in your body.